Tere tulemast kuulama podcasti, mille nimeks on Veehääl. Veehääle episoodides me vestleme erinevate inimestega nende tegemistest ja loomulikult kuulub üks osa podcastist ka veeinfo jagamisele. Enamus nendest inimestest on tuttavad ka kangen veega ja just läbi selle imelise aparaadi, kust me saame kangen vett, jõudis põhjalikum veeinfo ka minu ellu. Ja täna ma jagan seda rõõmsasti ka Eestis. Meil on olemas sellenimeline lehekülg paremvesiparemelu.ee, ka grupp Facebookis on sama nimega. Meid võib leida ka TikTokist, YouTube'ist ja Instagramist. Aga head kuulamist! Tere ja ilusat pühapäeva hommikut kõigile. Oleme siis taas kord Veehääle otse-eetris ja täna on meil külaliseks Rihti. Ma usun, et ta kohe-kohe jõuab meiega siia ja siis saame vestlust alustada. Usun, et sul on läinud kenasti see pühapäev täna, et kell on juba 10:10. Oi, meil on 2 vaatajat, väga armas. Tere tulemast, tere Astrid. Vaatame, kas Rihti ka tuleb. Nii. Kutse on saadetud. Tere Monika. Usun, et Rihti ka meid näeb. Ja ütlen siis kohe ära, et kuna meil on otsesaade, siis selle suur pluss on see, et sa saad siia ka otse küsida. Ja Rihti on tõesti selline tore naine, kes on palju näinud ja teinud, nii et kindlasti on Rihti käest huvitav ka küsida. Tere Rein, vaatan, et ka Rein on meid vaatamas. Nii, ja nüüd siis saan aru, et Rihti tuleb meiega kohe-kohe. Väga armas. Et ütlen veel ära, et kui sa ei ole siin teisi vestlussaadeid näinud, siis meid on neid juba päris mitmeid, nii et kindlasti tasub vaadata. Nii. Anja Tiido. Ja nüüd on meil Rihti olemas. Hallo! No tervist! Kuidas see kuuldavus siin nüüd on? Mina kuulen väga hästi. Teised võivad ka kommenteerida, et kuidas te kuulete. Ja. No ilmselt oleme me eetris ja ilmselt meid ka kenasti kuuldakse. Tere Triinu, tere Jaanus ja tere Rihti. Et meil on ka päris mitmed vaatajad siin otse-eetris, mis on väga-väga armas ja alustame, et Rihti, sina oled meiega siis eetris kuskilt kaugelt Egiptimaalt, et näeme seal selja taga juba palju päikest, eks ju. Ma püüan palmi näidata, aga see valgus, fookus on minu näol. No see on väga hästi. Muidu mul on siin terrassi uks on lahti, väljas on ainult 18 kraadi, mul on peaaegu sõrmed sinised, aga no nii on siin talvel, ikkagi talv. Ikkagi talv. Aga sina oled juba päris hea mitu aastat tegelenud ettevõtlusega, ilmselt on see saanud mõjutused ka sinu lapsepõlvest, aga hakkamegi peale kõigepealt sealt, et kust sa üldse tuled, kus sa sündisid ja kus möödus sinu lapsepõlv? See on ilmselt natuke teistmoodi kui keskmisel kodanikul, et niimoodi geograafiliselt asetsen ma minu lapsepõlve kodu asetseb Rakvere ja Kunda vahel metsas. Aga muus mõttes siis just vaatasin oma geeni pärimuslikke uudiseid, et minu isa oli soomlane ja ta rändas läbi talvesõja, läbi Vene vangla Eestisse ja siis sai minu emaga lapse.
ja vaatasin just pärilikkuse geeni, et 85% soomlast, midagi oli Kesk-Aasiast, eestlast ei näidanud üldse. no nii, Mis teha nüüd siis? et käisid, sündisid Eestis ära, veetsid oma lapsepõlve ja läksid uuesti rändama, eks ju? No tundub nii, tegelikult on nii, et minu elu esimesed 50 aastat möödusidki Eestis ja ma olin 100-ga Eesti patrioot, mul ei olnud isegi ühtegi mõttepoega, et ma võiksin elu sees kusagil mujal elada, veel vähem igapäevaselt suhelda, mitte eesti keeles, aga ma sain aru ka sellest siis selle esimese 50 aasta lõppedes, et ma tegin kõik ära, mida oli selleks eluks vaja. Olen iseennast koolitanud päris kõrgelt, olen oma lapse ära koolitanud, teinud tööd vabatahtlikuna ühiskonnale, no suures plaanis ikkagi väga palju väljapoole ja teistele. Ja ma tegin selle ära ja nüüd algaski minu uus elu, mis on täiesti teistsugune, täiesti teises kohas. Ja milleni ma jõudsin siis ikkagi läbi oma hingearengu teekonna. No väga-väga huvitav, aga tulles veel tagasi lapsepõlve, ma saan aru, et kõik see Lääne-Virumaa mõis on sinu jalajälgi täis, oli mingi selline laul, eks ju. Aga ometigi ei olnud kõik nii lihtne, et sinu lapsepõlv ei olnud üldse mitte teps väga tavapärane. Et räägi meile, kuidas sinu see täiskasvanu tee algas ju üsna vara tegelikult. Minu lapsepõlv oli jah, jälle natukene kiiksuga nagu ikka, et kuigi ma sündisin talutütrena sõnnik Varba vahel, siis on minust kuidagi läbi kumanud mingisugune segane siniverelisus, mis on mulle tekitanud elu jooksul erinevaid probleeme. See on nagu üks tahk, see ei puuduta nüüd seda, mis minust siis sai, küll see puudutab seda, mis minust on pigem nagu täiskasvanuna saanud. Aga me elasime maal ja minu isa töötas Kunda tehases ja ta sai Kundasse korteri, kui mina lõpetasin 4. klassi ja siis emal-isal tekkis mõte, et kolime Kundasse, hurraa. Ja siis mina kirjutasin ennast kodust välja ise, läksin Raamatkaenlasküla nõukogusse, ütlesin, palun mind välja kirjutada. Kui vana sa siis olid? 10. Tähendab, siis ma olin 10-selt, ma vist kirjutasin ennast välja, aga siis ma sain vahepeal 11. Nii. Suvel. Ja siis ma alustasin kooliteed Kundas 5. klassis 11-aastaselt, lõpetasin keskkooli seal ära, ilma et minu vanemad oleks minuga koos elanud. Ehk siis esimesed aastat 5-6 klass ma käisin nädalavahetusel kodus, pärast ütlesin, okei, saatke raha. Vot nii oli. Ehk siis tegelikult see on asi muidugi, mida ma iialgi oma lapsele ei teeks, sellepärast et esimesed 2 aastat oli tegelikult päris õudne. Päris õudne oli üksi elada, arvestades, et ma ei olnud ju mitte kunagi üksi elanud. Et kui mul ka ema-isa olid tööl, siis mul oli vana-vanaema, aga selleks ajaks oli siis tema juba surnud ja mul ei olnud seal Kundas absoluutselt mitte kedagi. Et see oli 5-kordne maja, ma elasin 1. korrusel, õnneks elas 5. korrusel minu klassiõde. Nii et üks kord selle aja jooksul, see võis olla äkki 6. klassis, oli mul öösel nii hirm, et ma võtsin oma tekid padjad ja jooksin sinna sõbranna ukse taha. Magasin öö seal ära, tulin hommikul tagasi ja ütlesin endale, et nüüd see lõpeb, et ma saan edaspidi väga hästi ise hakkama ja nii oligi. Seda täitsa need kananahk tuleb ihule, kui mõtled, et tegelikult see on ikkagi ju päris noor iga, eks ju, väike vanus, et hakata elama üksi, et tänapäeval on minu meelest küll inimesed või lapsed juba üsna vara väga täiskasvanud, aga sellel ajal siiski mitte ja see oli ikkagi pigem mitte tavapärane, et laps elab üksinda. Aga noh, nii nagu sa ise ütlesid, said kenasti hakkama ja elu läks edasi. Keskkool sai läbi, kuhu sa siis sammud seadsid? See oli jälle väga huvitav lugu selles mõttes, et ma tahtsin väga, esimesena elus ma tahtsin üldse hobusekasvatajaks saada, aga noh, see tuhin läks üle, kuna seda hobust ei kasvatata päris igal pool, eks ole. Aga siis ma otsustasin, et ma saan näitlejaks, nagu ikka. Ja siis ma käisin terve selle viimase keskkooli klassi käisin Tallinna Pedagoogilises Instituudis
sellel eelaastal või eelkursusel või mis iganes selle asja nimi oli. Ja olin 100% kindel, et ma sinna lähen, aga siis minu ema, kellel on elus omad mõjurid ja muutujad, ütles mulle, et kuhu sa lähed ja kui sa sinna lähed ja kui sa sisse ei saa, ma vajun häbi pärast maa alla. siis ma mõtlesin, et hirmus kangu maa alla vajub, on ju. Ja siis ma läksin Viljandi kultuurikooli näitejuhtimist õppima. See kõik oli väga tore, aga mulle Viljandi linn ei meeldinud. Mulle lihtsalt Viljandi linn ei meeldinud ja ma õppisin seal ühe kursuse ja tulin ära. Ja edasi oli selline lugu, et mul ei olnud õrna aimu, kuhu ma lähen, mitte õrna aimugi. Rääkimata sellest, et ema vist niikuinii pidi maa alla vajuma, kuna see asi mul pooleli jäi. Aga maa alla ta ei vajunud, ta murdis oma jalaluu. Ja minu ema oli ikkagi lehmakarjane. Ja siis mina pidin tema eest käima lehmi karjatamas ja tegema ära kodutööd. Meil oli kodus 3 lehma, ma pidin neid lehmi lüpsma. Meil oli parasjagu maja remont. Ja ühesõnaga see kuu aega ma olin nagu täiega lühises, ma ei suutnud olla enam, sest et minu jaoks oli maaelu juba aastaid tagasi lõppenud. Ma olin väga väikse lapsena ikkagi, olles siis suved, eks ole, kodus, teinud neid kõiki maatöid. Keegi ei arvestanud, et sa oled laps, et kõik need rasked heinapallid, rullid, heinakoormad, rääkimata muudest asjadest, rääkimata sellest, et tuligi kogu lehma lüpsta. Et ma see on kõik. Ja siis ma kõndisin Rakvere linnas ja nägin ühe plangu peal kuulutust, et fotograafide kursus avatakse Tallinna Tehnikakoolis nr 2. Ja kuna minul oli olemas kogu fotode tegemise komplekt, ma olin aastaid juba ise teinud pilte, siis ma läksin sirgelt sinna kooli, sain sinna sirgelt sisse ja see oli üks õnnelikum aeg. Sellel ajal peale siis neid nii-öelda keerulisi aegu, kus ma kohtusin inimestega, kellega ma suhtlen tänini. Täna on mu selja taga mu kooliõde, kursusõde, fotograaf Raili, kes istub terrassil, kes on minu juures sarmis. Et see oli kihvt. Ja edasi oli siis nii, et ma oleks pidanud minema ateljeefotograafiks, aga ma ei läinud. Ma lõpetasin kooli ära ja läksin kooli fotoringi juhendajaks ja kooli tööle ja nii sai ka alguse siis minu pedagoogistaaž. No igal juhul väga huvitav, et kuidas see kujunemine on olnud ja kuhu see tee on sind kõik viinud ja et mida sa oled läbi elanud. Aga koolist sai alguse su pedagoogistaaž ja ma saan aru, et see pedagoogitöö sulle ka tegelikult väga sobib, on ju, et sa oled neid koolitusi ju ise kokku pannud ja vedanud ja teinud, et nüüd, kui me tuleme siia lähimasse tulevikku või olevikku, et mis siis täna sinust on, et sa oled vahepeal ju Eestist jalga lasknud, on ju, elanud tegelikult ka natukene aega siin Gran Canarial. Räägi mulle siis, mis juhtus, kui sa hakkasid ise oma ettevõtlusega tegelema? Ma tulen siis natuke tahapoole veel, sellepärast, et ma töötasin 1 aasta koolis fotoringi juhendajana ja oli ka pioneerijuht, aga siis hakkasid pioneerid ära kaduma, tekkis nagu tohutu pioneeride puudus ja üldse ei olnud seal enam midagi tarka teha. Ja ma tulin ära ja ma töötasin tegelikult aastaid eraettevõtjana juba siis, aga tollel ajal oli ikkagi kaunis vene aeg, see oli siis 88+. Et ma tegin fotosid, ma olin väljakutsefotograaf, mis iganes, sünnipäevad, pulmad, matused. Et sellel ajal ta ei olnud, eks ole, ametlik, aga ma sain sellest raha, see oli minu sissetulek. See oli ka väga hästi tasustatud töö. Ja kui ma oleks viitsinud seda piisavalt palju teha, ma olen ikkagi natukese mugav ka, ega midagi ei ole öelda. Ja siis lõpuks viiski mind edasi ajakirjandusse. Ma töötasin natuke aega ajakirjanduses, 2 aastat Tallinnas Õhtulehes, Sõnumilehes, mingis reisi ajakirjas. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen õppima, et mul ju ikkagi ei olnud sellist head haridust, mida ma tahtsin, et mul oli ikkagi juba lapsest peale see mõte, et ma kindlasti saan omale kõrghariduse. Ja siis ma läksin, õppisin sotsiaaltööd. Ma sain selle sotsiaaltöö kõrvalt kohe lapse. Olles juba kõrges vanuses ja ma ei võtnud siis akadeemilist, ma ikkagi lapse kõrvalt lõpetasin 3 aastaga selle kooli ära ja siis oli minu eesmärk kindel, et minust ei saa sotsiaaltöötajat, et ma lähengi kooli
ja siis ma töötasin 6 aastat koolis. Vahepeal ma jõudsin siis teha riigiteaduste magistri ja peale seda ma olin haridusametnik 5 aastat ja vot siis sai minul küll sellest asjast, et sa ei saa ikkagi maailma muuta, kui sa oled kellestki sõltuv. Ja siis ma otsustasin, et ma kasutan ära need oma instinktid, anded, võimekuse. Ja kuna ma olin nagunii terve elu inimesi nõustanud, siis erineval moel lapsena sõbrannasid, siis edasi tööalaselt, sotsiaalelualaselt kliente, siis haridusalaselt lapsi, õpetajaid, lapsevanemaid, siis ma õppisin edasi terapeudiks ja siis alates 2013 olengi ma olnud ettevõtja oma firmaga, teinudki teraapiaid, koolitusi, nõustamisi, laagreid, sinna lisandus siis ka arendustöö lasteaedade huvikoolide alal. Ja siis oligi niimoodi, et kui minu laps lõpetas 2019 ära keskkooli ja me kolisime Rakverest Tallinnasse, siis laps jäi Tallinnasse ja minule tundus, et ma olen Eestimaale piisavalt panustanud ja aeg on teha midagi, mille järgi minu hing igatseb. No nii, nüüd on küll põhjust korra veel tagasi astuda. Sa ütlesid, et kui sa oled ametis kuskil tööpostil, et siis sa ei saa seda maailma muuta. Mis oli siis see koht, mida sa tundsid, et nüüd sellest kohast on vaja maailma muuta ja nüüd on vaja iseseisvaks saada või siis ettevõtjaks saada, et see hakkaks toimima? Ja, töötades kohalikus omavalitsuses tuleb ära õppida selle süsteemi reeglid ja need reeglid ei ole kunagi sellised, mida sa arvad, et sa näed, et see on. Need ei ole ka sellised nagu võib-olla tavalises töökohas, ma ei tea, koolis, lasteaias, kus veel inimesed töötavad, kontoris, eks ole. Kohalik omavalitsus on nagu selline mingisugune multikultuurne liikuv 8 jalg, kus mitte midagi ei toimu, ilma et sa teaksid kõikide inimeste eraelu, ilma et sa susserdaksid 5 erineval moel. Ehk siis selleks, et mina saaksin oma haridusametniku tööd teha südamega, pidin ma hakkama mängima neid mänge, et üldse saada midagi, et oma tööd teha. Ja ühel hetkel see väga väsitas ära. Seda enam, et kui ka ütleme, meeskond muutus, tulid teised inimesed, kes võib-olla ei tiksunud niimoodi minu jaoks sobivas energias. Eks siis aastaid arenes ju ka minu enda see intuitsioon ja kõik see maailma tunnetus, see tajumine. Ja mul oli väga keeruline aru saada, et kui me alustasime näiteks mingisugust projekti, siis mina nägin seda alati tervikut ja teised ei näinud. Ma hakkasin alles aastaid hiljem aru saama, et kõik inimesed ei näegi tervikut, et ma ei saa neile pahaks panna, et nad ei näe tervikut, aga mina nägin ja mulle tundus lihtsalt kohutavalt valus see, et kui me teeme midagi, millel ei ole mitte mingit tulemust, me lõpetame niimoodi joostes peaga vastu seina. Ja kui ma nägin seda, et ma olen öelnud, ütleme aasta tagasi, et need asjad lõpevad nii, kui te käitute nii ja siis õnnetuseks nad lõppesidki nii, kuna nad käitusid nii. Ma väsisin sellest lihtsalt lõputult ära, et ma tahtsin töötada nende inimestega ja kes päriselt soovivad enda jaoks midagi teha ja soovisin töötada enda tingimustel. No nii, sinu jutust siin koorub välja, et omavalitsuses töötavad väga teistmoodi inimesed siis, et kes ei sobitunud või sina ei sobitunud pigem ja kui me ei sobitugi, kui me ei sobitu, siis ongi vaja välja astuda, kui sa selle ära tunned, eks. See on lihtsalt hästi keeruline süsteem, et kõik need inimesed, kes seal töötavad, minu meelest ongi 2 sorti, et ühed, kes jaksavad natuke töötada ja teised, kelle jaoks ei ole enam oluline, kuhu nad hommikul lähevad. Vabandust maailma, aga nii see on. Jah, no eks me seda ümberringi näeme ja mina siin vestlen enamjaolt ikkagi meie inimesed või siis need, kes on siin meie Veehääle saates, on enamjaolt kõik ettevõtjad ja see on päris tore, et ju siis meil on mingi selline oma kriuks või nipp või geen
ja tere tulemast, Triinu, nii armas Triinu tuleb meid ka vaatama ja siinkohal ma tuletan meelde, et kui te tahate Rihti käest midagi küsida, tõesti taaskord naine nagu orkester on ju, et mida kõike ta on elus teinud ja mida kogenud, nii et kindlasti et veelgi rohkem tema kogemustest teada saada, on tore, kui meile siin mõned küsimused ka tulevad. Aga lähme siit edasi. Tuli siis see tore aeg sinu jaoks, kus sa said hakata siis tegelema maailma muutmisega. Kuidas see ettevõtja teekonna, sa olid juba olnud ju ettevõtluses, on ju teinud oma fotoäri, aga nüüd siis teistkordselt. Kas seal oli midagi teistmoodi või läks kõik väga lepase reega? Seal oli väga teistmoodi selles mõttes, et kui ma olin ikkagi suure osa oma elust harjunud hommikul kuhugi minema, siis mul ei olnud enam hommikul kuhugi minna, sest minu töö oli minu kodus esialgu või mingisugusel ajal. Ja siis oli nii, et ma ikkagi läksin hommikul kell 9 välja, tegin tiiru linnas. Mul oli nagu kerge selline sõltuvusest väljatulek. Ja siis läksin koju ja ma töötasin ju ikkagi nendel aegadel, millal siis inimesed tulid ja ülejäänud aja ma tegin midagi muud. Aga mul oli 6 aastat selline koormus, et absoluutselt mul ei olnud mitte ühtegi puhkepäeva. Ma töötasin ka vanast õhtul ja 1. jaanuaril, sest tihtipeale inimesed tulidki kuskilt Paidest, sõitsid Tallinnast, sõitsid kohale. Minu klientuur olid ka Riigikogu liikmed Tallinnast, teistpidi kusagilt Ida-Virust, Jõhvist kaugelt sõitsid. Et see oli väga äge ja ma tundsin ennast väga-väga hästi. Et küll, aga on see lõks, mida ma saan öelda täna terapeudina, siis üldiselt inimeste puhul, et kui sa arvad, et sa oled kuhugi jõudnud ja juba on hästi mugav, siis vot see koht on lõks, sellepärast et me soovime elult liiga vähe. Et see on see koht, kus tuleb õppida, soovida rohkem, ehk siis ka minule ütles elu, et okei, sa võid siin natuke chillida omas mahlas ja teha seda tööd ja arvata, et nii jääbki, aga tegelikult oled sa ikkagi millekski rohkem loodud ja sul on vaja rohkem näha, kuulda, õppida, tunda, õppida rohkem iseennast tundma ja mida rohkem ma õpin iseennast tundma, seda rohkem ma saan seda ka teiste inimestega jagada. Ehk siis ühel hetkel tõmmatakse sul vaip alt ära 5 erineval moel ja öeldakse, et aga proovi nüüd uuesti, et äkki sa seekord soovid midagi rohkemat. Okei, see oli siis terapeudi töö, et sa tegid teraapiaid inimestega, ma saan aru, jah? Ja teraapiaid, koolitusi, suures osas energiateraapiaid, kus ei pea paljaks võtma, eks ole. Ja kõiki muud, ma käisin ettevõtetes loenguid või töötubasid tegemas, mida iganes see valdkond on. Mul olid vastuvõtud Rakveres, mul olid vastuvõtud Tallinnas viimastel aastatel. Ma liikusin mööda Eestit ringi, kuhu vaja, suvel olid laagrid täiskasvanutele, kõik see kompott. Nii. Ja siis nii-öelda tõmmati vaip alt ära ja oli vaja edasi liikuda. Kuhu sa liikusid? Minu vaip oli sellega, et ma justkui sain oma elus kõik paika, mul oli oma ruum, mida mul kunagi varem ei olnud, oma isiklik, ja siis, kui ma sain selle valmis 2018 lõpus, siis ma istusin keset tuba ilmselt sellel samal päeval, mil ma ta valmis sain ja mõtlesin, et pekki, ma ei taha seda enam, ma tahan nüüd midagi muud. Ja siis oli see, et ma sain aru oma lapsest, kes oli viimases klassis, et tema hakkab mind aina vabaks laskma. Ja siis ma mõtlesin, aga mida ma siis teen, eks ole. Ja kui ma küsin siis nii-öelda universumilt, aga mida ma siis teen, mis siis on veel võimalik, siis on võimalikud need asjad. Ehk siis tegelikult veebruaris 2019 olin ma Sharm el Sheikis Egiptuses, millest ma mitte midagi ei teadnud. Ma olin ilmselt ära unustanud kui 5. klassi ajaloo. Ja ütlesin oma sõbrannale, sellele samale sõbrannale, kes mul selja taga on, et ma kolin siia. No nii,
et teeme siin väikese pausi. Ma tervitan vahepeal Johannest ja Katrinit ja Reeta, kes meil on tulnud siin ka otse vaatama ja tuletan siis meelde seda, et kuna meil on otsesaade, siis me oleme tänulikud, kui te ka küsite Rihti käest ja Rihti on siis olnud ettevõtja päris pikka aega, on olnud väga huvitava lapsepõlvega, nii et läheme siit edasi, sellepärast et minu huvi järjest kasvab. Mis siis edasi sai, et Eesti etapp sai mööda ja sa oled ju elanud ka päris pikka aega nüüd juba Sharm el Sheikis, et räägi, mis siis lõpuks ikkagi päriselt ajendas, miks sa ära läksid ja kuidas sa sinna Egiptusesse jõudsid? No tegelikult oligi niimoodi, et kuna mu sõbranna oli palju aastaid siin käinud ja alati mind kaasa kutsunud ja mul ei olnud kunagi olnud sellist sobivat hetke kaasa minna, siis seekord lihtsalt läks nii. No lihtsalt läks nii. Ma ütlen ausalt, ma ei panustanud väga sellesse projekti, aga see projekt kandis mind. Ja kui me lendasime 11. veebruar 2019 siia, ma lennukis ütlesin sõbrannale, et Egiptusesse lähme, Aafrikasse lähe, on ju. No päriselt. Sellel hetkel ma ei teadnud ka või ei andnud endale ka aru, et Egiptus on nii-öelda kaheosaline riik, et ajalooline Egiptus on mandri Egiptus, Aafrika ja teine pool on Siinai poolsaar, mis siis on Egiptuse käest taaskord siis 70ndate aastate lõpust, 80ndate algusest, et need on tegelikult kaks erinevat osa. Siinai on Aasia ja Aafrika vahel, ehk siis ütleme, kuigi geograafiliselt vist loetakse seda siiski juba Aasiaks. Et ma ei teadnud sellest mitte midagi ja maandusime, läksime hotelli, magasime öö ära, järgmisel hommikul läksime randa. Ma käisin ära Punases meres, tulin tagasi, istusin selle pehme padja peale seal rannas, mis on nagu see kott. Ja siis ütlesin sõbrannale, ma kolin siia. No nii, saan aru, et sa oled üsna kiire otsustaja, on ju, et kui on mõte, siis on kohe ka tegu ja niimoodi vist eraettevõtluses suuresti ka käib, et kui sa ei ole innovatiivne ja kaasa ei lähe ja otsuseid ei suuda teha ja muutuda ei suuda, et siis ei saa eraettevõtja ilmselt olla. Aga palju õnne siis, ma saan aru, et sul on kohe 5. 5 aastat Egiptuses. 6 tuleb tegelikult, aga ütleme nii, et 8 kuud oli krannil vahepeal. Okay. Aga mis ma siis veel sellele tahan lisada, et ma läksin siis Eestisse tagasi, hakkasin oma elu korraldama, eks ole, suvel laps lõpetas kooli, korraldasin ta Tallinnasse ja nii edasi, siis ega see esimene aasta ei olnud tööalaselt väga lihtne, sest ma ei saanud kuidagi aru ikkagi, kuidas ma läbi interneti saan töötada, nii et ma käisin sellel esimesel aastal ikkagi mitu korda Eestis, millega ma alguses ei arvestanud. Ja siis tänu sellele taudi ajale, kus kõik asi läks meil läbi interneti, siis läks ka minu töö palju lihtsamaks. Et täna ma teen siis teraapiaid läbi interneti, koolitusi läbi interneti, mida iganes läbi interneti, arendustööd läbi interneti ja ma käin Eestis ainult suvel 1 või 2 korda, et põhiliselt olen ma siis oma peamise koostööpartneri nii-öelda erialase haridusalase lasteaedade huvikoolide teemal siis Eestis ütleme poolest augustist poole septembrini, mil algab siis uus õppeaasta ja ülejäänud aja siis teen ma ka siis teisi asju, aga need minu enda asjad ei ole nii-öelda ajaliselt kuidagi määratletud, et need tulevad jooksvalt. Ja ma saan neid teha siis nii siin Egiptuses kui ka siis füüsiliselt siis jah, mõnel hetkel, kui ma Eestis olen ja ülejäänud aja siis online'is või siis ma ei tea, kus iganes riigis, et oleme ju sinugagi koos teinud laagrit. 8 kuud krannil oli väga huvitav. Kui sa mäletad, me tegime isegi sellist otsesaadet nagu Waterloo TV, päris mitu kuud. Just. Nii et see on tegelikult siis selle veehääle eelkäija. Absoluutselt. Ja no vot, niimoodi on läinud. Ja, et see sujuvalt me jõuame siia vee juurde ka. Aga veel kord, et meil on siin vaatajad, et te võite kirjutada meile, lehvitada ja esitada küsimusi Rihtile.
ja meid vaatab ka Riina, tere Kaupo ja tuleme siis siia selle veeteema juurde. Nii, mingil hetkel sa tundsid, et sa siis tahad proovida elada ka veidikene mujal ja tulid siia Gran Canariale või sa tulidki siia sellepärast, et veega tuttavaks saada, kes seda teab, et tagantjärgi sa ise oskad ehk kõige paremini hinnata. Aga mis siis juhtus vahepeal? Miks sa arvasid, et sa peaksid vaatama siia Euroopa poole tagasi uuesti ja proovida elada Euroopas? Sellel on erinevad põhjused ja isegi jälle ma ennast seal väga palju sellel hetkel isegi ei näinud. Et üks asi on see, et minu koostööpartner tahtis Tenerifel äri hakata ajama. Ja siis teine asi on see, et ma olin 2021 aasta lõpus väga sellises võimsas taudipuhangus ja 2 kuud hiljem kukkusid mul juuksed ära. No selles mõttes, et mitte nüüd ei olnud nii, et hommikul ärkan üles ja juuksed kukkusid ära, aga 2 kuud hiljem hakkasid juuksed ükshaaval ära tulema, et mul olid päris pikad juuksed. Ja siis ma lõikasin neid lühemaks, ma hakkasin vitamiine tarbima ja ütleme, pool aastat oli juba suhteliselt edukas, aga siis mulle meenus see koht, et siis sellest ajast aasta tagasi ma sain esimest korda kangenvett proovida ja mulle meenusid kõik need omadused, mis Tiina rääkis ja siis ma mõtlesin, et kuna nagunii on see Tenerife projekt ka plaanis, et ma lähen siis sinna ja Grani plaani ei olnud mul üldse, nagu sa, Tiina, tead. Ma lendasin Tenerifele, aga siis Tiina küsis, et Granile ei tulegi või? Et no tuleb või natukeseks ajaks. Ja siis ma ostsin pileti, edasi-tagasi pileti Tenerife Gran. Aga ma ei läinudki tagasi Tenerifele. Ma jäingi Granile 8 kuuks. Et ma mõtlesin, et suures plaanis ei ole vahet, millisel Kanaari saarel midagi teha. Ja üks asi oligi siis see, et selle projekti uuringu käigus selgus, et seda projekti ei ole mõtet teha. Ja teine asi see, et ma tutvusin veega ja see vesi tegi ikkagi minu juustega imet. Et mu juuksed olid mõne kuu pärast juba sellised nagu lapsepõlves või ehk veel võimsamad kui lapsepõlves, sest et selles mõttes täna mul on neid jälle taas nagu täitsa palju, on ju. Ja kogu aeg tuleb uusi väikseid juukseid, sest nüüd ma olen ju, mis see oli siis 22 sügis, üle 2 aasta igapäevaselt tarbinud kangenit ja kogu aeg tuleb siit, kogu aeg tuleb. Mul on loomu poolest väga kõrge laop, nii et kohati võib arvata, et äkki ma olen siit kiilakas. Aga tegelikult ei ole. Ma olen lihtsalt enamus oma elus kandnud tukka ja nüüd viimased, siin Egiptuse algaastatel ma hakkasin tukka välja kasvatama, et siis ma nägin esimest korda ka oma laupa. Et mul on tõesti siuke professori laup, on ju, mis teha. Aga tegelikult tuleb juukseid kogu aeg ja jätkuvalt kogu aeg tuleb, nii et see elusvesi ikkagi raku tasandil loob selle loomuliku oleku kehas erineval moel ja see mõjub väga-väga hästi. Ja kui ma seal siis olin seal Granil, siis hetkel tegelikult ma arvasin, et ma jään sinna. Me ajasime ju neid dokumente ja kõiki. Aga lõppkokkuvõttes ma ikkagi nagu väsisin sellest kohast ära ja tundsin väga suurt tungi Egiptusesse tagasi tulla. No nii, väga hea ja siis tundsid tungi ja ikkagi saidki tagasi sinna, aga ma siis tuletan meelde, et me räägime Rihtiga ja on meil tulnud siin ka juba mõned kommentaarid ja küsimused, ma kohe loen need ette ja tahan öelda, et kuna Rihti tõesti on kangenveega, siis sina peal juba päris mitu aastat ja Rihtil on tegelikult ostetud lausa 2 veeaparaati, et üks on tal Eestis ja teine on tal Egiptuses ja tõepoolest Egiptuses ta joob läbi kangenvee
aparaadi siis kraanivett. Et see on nagu omaette täitsa teema, mida on minu käest väga palju küsitud ja me oleme seda kommenteerinud, aga ma soovin, et sa räägid sellest natukene rohkem. Ma võin öelda, et kirjutage siis nüüd ikka Rihtile ka küsimusi. Üks küsimus on, et ja Triinu kommenteerib, et ka tema juuste tervis on muutunud tänu kangenveele. Triinu on küll üsna vähe aega veel tarvitanud, aga tore, et ta juba muutusi näeb ja ilmselt on neid muutusid veel ka ees. Ja siis meil on teine Triinu, kes küsib, et kuidas te kangenvett kasutate juuste heaks? Ma saan sellele juuste ja vee küsimusele vastata niimoodi, et see on tegelikult ikkagi organismi tervik, et kui kangenvett või siis ütleme seda loomulikku elusvett, mis meie kehas taastab nii-öelda selle kõige naturaalsema olukorra, et seda juues ju terveneb kogu organism ja alguses esimesena hakkavad tervenema need kohad, mis on kõige rohkem katki. Mis on nagu esmajärjekorras, see on ikkagi nii nagu, et kui sul on selline aukudega asi, siis ühesõnaga ta algab, eks ole, sügavamalt. Ma ei tea, kui loogiliselt see kõlab, aga ütleme, et ta hakkab tervendama kogu keha ja võib juhtuda, et tähelepanu läheb algselt sinna, kus on suurem probleem. Et see ei ole päris nii, et ma joon ainult vett ja kohe on mul siis 1 miljon karva rohkem, et ta tasakaalustab ära kogu organismi. Mina siin kõrval ikkagi olen võtnud neid Egiptuse vitamiine, mis on ülihead, aga see on lihtsalt sellepärast, et mul tõesti tulid juuksed ära. Et kui nad ei oleks ära tulnud ja ma lihtsalt jooksin kangenvett, siis ma ei tea, kuidas see oleks. See on kogu komplekt ikkagi asja. Et ma kasutan teda niimoodi, et peale juuste pesemist ma lihtsalt loputan selle jääkveega ära, et ma ei ole ostnud endale seda duši ja mulle tundub, et see ei ole ka otseselt minu teema, et see kannuga nii-öelda juustele vee valamine on kuidagi mõnus ja mugav. Aga tegelikult tuleb vaadata üle kogu oma toiduratsioon, oma käitumine, sealjuures ka oma mõtted, et inimene on tervik, aga kangenil on kindlasti ülisuur osalus selles protsessis. Et mina tean Rihti seda aega, kui ta siia tuli, oli peale pandeemiat ja tõesti neid juukseid oli hõredalt ja vähe ja lühikeseks lõigatud või lühemaks lõigatud, siis täna, ma usun, et ma ei tea, kuidas meestega on, aga vast iga naine vaatab, et kade, kui sa neid lokke lehvitad, et neid on sul täna tõesti päris palju ja kõik on tagasi kasvanud, nii et see on hästi tore. Ma ütlen siia kommentaariks, et ka Triinul on täna, Triinu Sirgel on siis täna veeaparaat olemas, nii et mõlemil Triinul, kes meid siin kuulavad. Ja kuna tal on ka alles päris alguses see aparaadi kasutamine, siis sellepärast ta küsibki, et kuidas sa siis seda juuste heaks teed. Mida ma soovitan ja vaata, mida meiega kui korraks loputada läbi oma organism, siis see annab selle taaskäivituse puhul parema tulemuse. Loputame siis vahepeal. Nii. Ma viimased korrad siin pidevalt kühatan siin meie otsevideos. Mul on käsil nimelt lapsepõlve teema. Ma kaevan seda sealt juba mingi paar nädalat ja siis ma tunnen, kuidas mul on sellised asjad, mida mul ei ole varem olnud, Need on need väljaütlemata asjad. Absoluutselt.
need on need väljaütlemata asjad ja neid järjest tuleb ja tundub, et mul on kurk haige, tegelikult ei ole, on ju. Vot nii, aga lähme siit edasi, siis Ants on kommenteerinud tuuleparkide kohta, see läheb küll meie ampluaast natukene mööda ja ma ei tea, kas sa tahaksid seda sekkuda sinna. Ma võin siia nii palju, kui mina olen nendest maailma asjadest, kohaliku omavalitsuse asjadest ja kõigest muust aru saanud, siis see on ikkagi tänaseks sügavalt poliitiline teema. Et see on erakondade vaheline asi ja siin mõistusega ei olegi vist enam tänaseks midagi teha. Et see on muutunud suht meie üleseks. Võib-olla kuidagi aitaks veel tõesti see, et inimesed nii-öelda üksikisikutena protestivad lihtsalt. Et ega ma ei saa ka seda rohkem kommenteerida, mis mul ikka öelda on, eks ole. Et selge on see, et ta on ohtlik, aga kes või kus on sellele suurele lepingule oma näpueljed ja veretilgad andnud, seda me ei tea, kui kõrgelt seda juhitakse. Nii on. Et jah, eks me oleme suht marionetid siin, et midagi väga muuta ei saa ja kindel on see, et ta puudutab ka siin seda psühhiaatriahaiglat ja nii edasi. Loomulikult on see psühholoogiline teema, et nii on, aga meil on üks küsimus. Kas kangenaparaat eemaldab kraaniveest ka bakterid ja muu sellise veest? Ja? Ma arvan, et ma võin siin just nimelt selle Egiptuse näite tuua, et Egiptuses on üleüldiselt väga halb vesi, aga eriti halb vesi on Siinai poolsaarel. Siinail ei ole põhjavett. Ja siin on siis kaks varianti, et üks asi on see, et veepuhastusjaamad teevad mereveest midagi ja osaliselt transporditakse siis suurtes kanistrites või nendes püttides mujalt siia vett. Siin on väga-väga halb vesi. Ja siin on selline piirkond, just see kõige vanem Hadaba, kes on, ütleme, Sarmis käinud, mis on see Neeme tipp, kus on nii halb vesi, et mina sinna ei oleks nõus oma aparaadiga kolima, ma olen seda katsetanud. Et mujal Egiptuses, võib-olla isegi Kairos, mingil moel nad joovad seda kraanivett ja see ei ole võib-olla nii hull, ma mõtlen just siis nüüd täna bakterite poolest, aga Siinai vesi ja just minna, ütleme veel sinna Dahabi ja Nuveiba poole, siis nagu Sarmist välja, sest Sarmis on rohkem ikkagi seda veepuhastusjaama, on väga-väga hull vesi, nii et need mõned üksikud kohalikud, kes on ikkagi nii vaesed, et neil ei ole võimalik ka seda surnud pudelivett osta, siis nad ikkagi jäävad haigeks, et siin on väga võimalik, et inimesed surevad ka sellepärast, et see kohalik vesi on baktereid täis, eks ole. Et minul on siis praegu veemasin ja mul on esimene pool aastat ma kasutasin ainult masinat selle filtriga ja ütleme niimoodi, et tal oli kerge kõrvalmaitse, aga ma lasin proove teha, et võtsin siit proove ja Mare Rakverest tegin need proovid ära, need näidud olid head, aga ütleme, maitse ei olnud võib-olla kõige parem. Täna, kus mul on välisfilter ka pandud, on ikkagi kõik väga hästi. Kas ta võtab ära kõik bakterid? Ma arvan, et ta ei võta kõiki baktereid ära, sellepärast, et meil on ju vees ka need bakterid, mida meil on vaja. Ehk siis ta ei steriliseeri seda vett nii, nagu on pudelis surnud vesi, vaid ta teeb selle lihtsalt meie jaoks joodavaks, selliseks, mida kehal on vaja. Ehk siis me tegelikult ei pea neid kõiki baktereid kartma, et ikkagi need mineraalid ja need, mida meie kehal on vaja, no kas või seesama näiteks, et kui sa võtad maal õunapuu alt õuna, siis okei, tõmbada üle püksi tagumiku puhtaks, aga sa ei pea teda pesema, sest natukene on meil vaja seda loomulikku bakterit. Kuidas on täna Eestis, seda ma isegi ei oska öelda. Nojah, ja olgu siia veel ka ära öeldud see, et kangenaparaat jätab tõesti alles need mineraalid,
ja filtreerib välja kloori ja fluori. Ja mida siis see filter ei suuda välja võtta, siis tegelikult see eemaldatakse elektrolüüsi käigus. Et elektrolüüs on siis see suur erisus, mis eristab kangenaparaati teistest erinevatest veefiltritest ja erisus ka selle poolest, et need mõlemad veed tegelikult siis nii sisend on üks, eks ju, väljundeid on siis kaks, et need mõlemad veed, kui siis peale elektrolüüsi, mis sealt välja tulevad aparaadist, on kasutuskõlblikud. Et siin ei toimu seda vee raiskamist. Nii. Et see küsimus, kus saab kontrollida oma kraanivees sisalduvaid halbu baktereid, Tiina, sa äkki oskad selle koha pealt midagi öelda, sest kraanivesi, ma saan aru, on ju kuidagi reguleeritud mingisuguse keskmise ja läbi Tervisekaitseameti nad siis seda teevad. Et me näiteks ütleme lasteaedade puhul, ma saan seda öelda, et aeg-ajalt me peame kutsuma selle Terviseameti veevõtja, kes siis jah, Terviseametist me tellime sellise venna, kes tuleb mingi 2 kopsikuga ja võtab veeproovid ja siis me saame selle umbes 3 päeva pärast teada. Ja. Aga see on nüüd see asi, et meil ongi ju ikkagi keskmiselt reguleeritud see vesi, et kui palju on või mis asi täna üldse on halb bakter, kas sina, Tiina, oskad seda öelda? Ei oska. Jah, et see on nagu nii ja naa. See halb bakter isegi võib-olla ei ole halb bakter, võib-olla seal kõrval on midagi muud, näiteks kui me võtame selle teema, mis oli, eks ole, Saaremaal mingid ajad tagasi, et millest see tuleb, kui võtame selle, ma tean, et Rae vallas oli mõni äkki paar aastat tagasi see teema, et oli nagu üle kemikaali oli vist nagu rohkem pandud, kui siis inimese tervis vastu peab. No ma ei tea, mis on täna halvem. No siin on kindlasti ka see koht, et kõik ikkagi oleneb sellest kogusest, on ju, ja tõesti, millisest bakterist jutt käib. Sellepärast, et kuna täna on veenorme väga palju tõstetud, on ju, siis igasugust manti võib seal täna rohkem olla kui kunagi varem. Ja sellest on kirjutanud Rein Munter ja toonud välja ka tabelid. Aga tõepoolest, et see bakteriaalne koht on ikkagi läbi Tervisekaitseameti, et kui kahtlus on, et näiteks kui sa kasutad vett, mis ei tule siis kraanist ehk et on oma veevärk, siis kindlasti on mõistlik kontrollida, et igal juhul kontrollida, et ja see vee kontrollimine on mõistlik teha iga teatud aja tagant, sellepärast et see veeväärtus muutub ikkagi väga ruttu. Et see ei ole nii, et see kestab aastaid ja mul on kogu aeg üks ja sama vesi, et kunagi isa või ema mul tegi proovid ja nüüd on mitukümmend aastat läinud ja on ikka sama vesi. Ei, absoluutselt mitte, et see veeväärtus muutub ruttu ja siis saab selge pildi sealt. Ja vaata, täna on see teema ka, et kui inimene elab kortermajas, okei, siis on see, kõik võimalused on tegelikult piiratud, aga kui inimene elab oma majas, oma veevärgiga, siis tegelikult tuleb see oma veevärgi torumajandus üle vaadata, sest kõige suurem nii-öelda sitt ja saast on seal torude sees, mille peale me ei oska mõeldagi, et vaata, Tiina, siin tuleb nüüd see koht, mida sa ülihästi Kangeni puhul seletad, et kui need kraanid ja need torud on nurgilised, mis siis juhtub ja kui need torud on ümarad, mismoodi siis hoopis on? Jah, et see on see, et see vesi siis, kuidas ta muutub tegelikult surnud veeks, on ju, et algselt ta ju ei ole seda, aga läbi siis meie torude ja veepuhastussüsteemide ja nii edasi. Muideks eile oli üks väga hea Zoom, ma teen siin reklaami, kui te vaatate järgi, siis ei olnud eile, aga Simo tegi ühe väga hea Zoomi, mida ma panen siia Parem vesi, parem elu lehele ülesse, et kindlasti otsige, et saate seda sealt vaadata ja seal ta räägib ka torudest, et see veemajandus on tõesti oluliselt laiem teema ja kui me räägime siis praegu seda nii-öelda veemajanduse lõpp
lõppu on ju, et me saame sealt kraanist võtta seda paremat vett, siis loomulikult saab seda vee kvaliteeti alati veelgi parendada. Ja sinna, kui sinna lõpptarbijani ei tule sugugi alati üks vesi on ju, veepuhastusjaamast tuleb välja alati kindlate normatiividega vesi, aga mis tal seal teekonnal veel omakorda juhtub, et see siis oleneb juba täpselt sellest piirkonnast, kus sa elad, on ju, ja kaasa arvatud need amortiseerunud veevärgi torud ja nii edasi, et kõik see annab tugeva tõuke selles suunas, et tõesti me kraanist selle surnud vee saame ja peame mõtlema, et mida siis sellega teha. Nii on, aga me oleme rääkinud juba siin 50 minutit, aeg läheb väga ruttu. Kui teil on veel küsimusi, siis Rihti hea meelega vastab. Me räägime selle viimase saate osa kindlasti veel rohkem veest. Ja kui sul on tõesti mõni konkreetne küsimus või mingi hea soovitus, siis seda on hea siin lugeda. No nii, lähme siit edasi. Tegelikult sa ei rääkinud seda päris algust, et räägi mulle, kuidas see otsus tuli, see üldse kangelmasina omanikuks saada, et see ei ole ju selline, et lähen poodi ja valin saiapätsi, et see on ju. No vaata, kui sina tulid siis aasta enne minu grannile saabumist minu juurde Otepääle oma poole topsise veega. Oh jaa, see oli tore. Mis oli pool täidetud kangen veega. Rääkisime saunas, ehk siis see on see koht, et naised saunas rääkisid, et kangen on hea vesi. See oli tõesti naised saunas. Siis ma juba ju teadsin, et ma tahan seda, aga on väga võimalik, et ilma selle juuste teemata ma oleks seda otsust edasi lükanud. Aga kui sa ikka näed, et juuksed hakkavad peast ära kukkuma, siis absoluutselt kõik prioriteedid nii-öelda liiguvad siis selles listis ja minu jaoks oli väga oluline saada igapäevaselt juua seda vett. Nii lihtne see ongi. Nii lihtne see ongi. No väga hea ja muidugi praegu see, ma saan aru, et praegu sa oskad seda ka teisest küljest väärtustada, et tõesti ei pea tassima pudeleid, eks ju, et see on ka väga suur. Mina ei kujutaks enam ette sellist elu, kus ma tõesti pean nende suurte potskudega, mis on mingi 20, ma ei tea, 5 liitrit endale elamisse seda tassima. Üks asi on see lõputu tassimine, eks ole. Okei, siia tuuakse kohale, aga suures plaanis jääb mõte samaks. Aga see taara, seda plastikut on lihtsalt absoluutselt igal pool. Et kui me täna ütleme, et Egiptuse rahvuslind on kilekott, on ju, lendav kilekott, et siis tegelikult on juba ülemaailmne mingisugune rahvus, ma ei tea, mis toode on see plastik, mis on ju, mida on igal pool. Et okei, mõnes kohas korjatakse prügi ära, mõnes kohas saame selle taarana võib-olla tagasi viia, aga tegelikult on seda kohutavalt palju. See on üks teema. Teine teema on see, et plastikpudeli vesi on lihtsalt ülihalb. Jah, just. Et esiteks ta on surnud vesi, teiseks me saame sealt palju mikroplasti ja kõike muud veel lisaks, mida me tegelikult ei soovi ja lõpptulemus on see, et ega keha ei taha ka seda vett, on ju. Et seda peab ikkagi tegema endale kas siis sidruni või ma ei tea, kurgiviiluga või millegagi maitsmaks, et sa üleüldse suudad seda juua. Et kas sa mäletad veel seda aega, kui sa pudelivett jõid? No ma olen elus väga vähe elus pudelivett joonud, aga jah, ma mäletan seda ja on ju tegelikult praegu ka olukordi, kus võib-olla tuleb sealt pudelist lonks võtta, aga ma ei vali kunagi seda, et kui mul on mingisugunegi teine valik, siis ma valin midagi muud, aga tõesti, mina olen elu jooksul väga vähe seda pudelit koju tassinud, et Eestis elades ma ikkagi tarbisin siis pigem kraanivett. Nii, meil ei ole küll sellist küsimust, aga kui inimene küsib, et miks ta siis ikkagi peaks endale võtma selle kangen vee aparaadi, et mis on need põhjused number 1, 2 ja 3, sa oled rääkinud enda juustest ja mugavusest oleme rääkinud, aga veel mõned mõjuvad põhjused, miks inimesel on
mõistlik omada kange veeaparaati. Ütleme jah niimoodi, et ei pea. Inimene Ei pea võib vabalt midagi. mida iganes süüa, juua Absoluutselt. ja nii edasi. Aga need ongi need samad prioriteedid, et mis su elus on tähtis, et võib-olla tõesti esimesed 40 aastat on jumala savi, mida sa tarbid. Aga ühel hetkel sa saad aru, et pool elu on elatud ja sul ongi see üks ja sama elu, et tegelikult ei ole seda 10 elu. Et kuidas siis ennast hoida tervena. Me oleme harjunud sellega, et inimesed surevad ära haigusest. Tegelikult võib inimene elada elu tervena ja surra ära lihtsalt sellepärast, et tema aeg sai ümber. Ja see elu ja surm on ilmselgelt oluliselt mugavamad ja mõnusamad ja toredamad kui see, kui sa vaevled ja vireled mingisuguste krooniliste haiguste käes. Et selge on see, et alates 40. eluaastast kroonilised haigused on sul ukse taha järjekorda võtnud. Et see elus vesi, mida täna siis meie teada, eks ole, pakubki see kangen aparaat, on ju see, mis taastab su keha loomuliku oleku, kus keha hakkab ise tervenema raku tasandil. Teisest küljest võttes me saame kasutada ka toidulisandeid, ainult et sa pead neid siis omal koju tassima kilodega, liitritega ja nii edasi ja nii edasi. Ma võin väga vabalt öelda, et ka see kääni mustika tarbimine viib meie keha peaaegu samasse olukorda, aga lõppkokkuvõttes tuleb veel kallim ja siis sa pead ikkagi seda vett ju kuskilt hankima, joogivett. Et head toidulisandid kindlasti sinna vee kõrvale on veel väga head, aga kuna vesi on meie elu nii-öelda toode, mida me tarbime, ilma milleta me ei saa, siis täna on minu jaoks elementaarne, et see on parim, mis meil üldse saada on. No nii, Reet küsib meil, et öeldakse, et Egiptuse kraanivett võib juua ainult keedetult. Kas ma siis tõesti võin usaldada seda aparaati Egiptuse kraani otsas? Jah, Reet, sa võid seda usaldada, aga tead ka selle kraaniveega on niimoodi, et mitte igal pool ei või teda isegi keedetult juua. Ma ei mäleta täna, kuidas oli Nuveibas, sest tõenäoliselt Nuveibas ma seda vett ei keetnud. Aga küll ma keetsin seda elades Tahabis ja see oli kohutav selles mõttes, et võib-olla kui sa teed omale kohvivee kuskil piirkonnas Sarmis, ma olen joonud seda keedetult kohviveena just, aga Tahabis ei olnud see võimalik, ehk siis tegelikult peabki teadma ka kõikide piirkondade eripärasid. Aga jah, sa võid usaldada, et kui sul on Egiptuses kangen masin kraani otsas, siis sa saad head vett. Aga kindlasti täna ma ütlen, et siin peab olema see lisafilter ja masinat tuleb korralikult puhastada, aga see on ju täpselt nii, nagu sa pesed ennast, pesed oma autot, ma ei tea, kammid hobust või kassi või no mida iganes, eks ole, kõiki tuleb puhastada ja pesta. Jah, ja see ei ole mitte ainult Egiptuses, sest tegelikult küll Rihti on Egiptuses, aga mina elan Gran Canarial ja kõik see Hispaania piirkond, kes tegelikult täna saab oma joogivee kas siis meie ookeanist või siis nemad seal mandril merest, et ka seal on see otse kraanist väga küsitava väärtusega ja kui ma käisin siin hiljuti just Mandri-Hispaania tripil, siis ühes kohas, kus me panime aparaadi kraani külge, siis mees ütles, majaperemees, et kuule, ei, seda ei ole üldse mõtet teha, sellepärast et see vesi siin nagunii juua ei kõlba. Ja tõepoolest me panime selle kraani külge ja me jõime seda vett ja ta sai aru, et isegi kohvi on maitsvam selle veega kui pudeliveega ja seal oli ka muidugi hästi kehva vesi, nii et seal kindlasti, kui ta nüüd endale aparaadi ostab, on seda vaja seda välisfiltrit veel, aga see on juba teine teema. Nii et ja neid kohti on rohkem, ka täna Eestis on väga palju piirkondi, kus tegelikult väga palju piirkondi on mitte ainult Eestis, vaid igal pool maailmas, kus on see kraanivesi väga küsitava väärtusega, nii et ja rääkimata pudeliveest. Aga tore, meie tund hakkab läbi saama ja mina
tõmbaksin siis nüüd otsad kokku, kes tahab, jõuab veel ühe küsimuse küsida, aga minul on üks küsimus ja me oleme nüüd rääkinud siin veest ja erinevatest muudest ettevõtmistest, mida sa oled teinud, aga milline siis on sinu nägemus, Rihti, et teraapiast, enesearengust, enesearmastusest läbi hea tervise ja nii edasi, energiast ja muudest tendentsidest, et kuidas me saame olla see hea ja õnnelik tervik? Et täna on meil kaks väga suurt mõjurit, mida võib-olla varasemalt niisugusel moel ei ole välja toodud. Üks asi on see, et päriselt on ka maailm muutunud, energeetiliselt on muutunud. Mida see tähendab võib-olla inimesel, kes üldse mitte midagi aru ei saa, siis näitena ma toon seda, et õhk on läinud hõredamaks. Ehk siis me tõuseme justkui kõrgemale, kus on rohkem hingata, kus on nii-öelda südamel suurem vabadus. Ja selles uues energias elamine tegelikult jätab meist maha sellise suurema negatiivsuse, sellise kadeduse, sellise viha, kui inimene soovib seda maha jätta, sest vaata, me tõuseme kõrgemale, aga kõik see kadedus, viha, pahurlus, valetamine, kurbus, depressioon, need on madalad energiad, need roomavad mööda maad. Kui me hoiame enda sageduse kõrgel, siis juba lähevad asjad paremaks. Teine asi on see, et tuleb iga asja kohta, mida sa soovid oma elus muuta, tuleb arvestada, et inimene on tervik. Et kui sul pea valutab, siis tuleb võib-olla teha ikkagi jalamassaaži ja kogu keha massaaži, mitte ainult toimukohti masseerida. Terves kehas, see tähendab toitumine, liikumine, mõtlemine, kõik need asjad. Meil on vaja enda jaoks parimat kvaliteeti ja siis hakkab meie meel muutuma erksamaks, meie tajud suurenevad ja me saame aru, mida me tegelikult vajame, sest te ju kindlasti olete märganud, et ühel hetkel, kui inimesed jõuavad pensioniikka, vot nüüd ma hakkan tegema seda, mida ma päriselt tahan. Vot, aga me saame seda sellisel juhul, kui me ennast hoiame ja endast hoolime, teha juba palju varem, teha neid valikuid juba võib-olla nooruses, et ei peaks ennast raiskama valude ja kannatuste koha pealt. Ehk siis inimene on tervik ja ole valmis vastu võtma uusi, kergemaid ja armastavamaid energiaid. Väga-väga ilus. Meil on tulnud siin üks kommentaar veel, et Reet kirjutab, et mu lilled hakkasid kohutavalt hästi kasvama tänu vesinikveele ja muutusid hästi lopsakaks. Minu meelest on see siin väga ilus kommentaar siia lõppu ja mitte ainult lilled, et mina alati ütlen, et lilled ja loomad ja lapsed on väga head indikaatorid heale veele ja me võiksime sinnapoole vaadata, et tõesti, kui nendele see meeldib, siis see peaks meile ammugi meeldima. Aga ma tahan siia veel seda öelda, et mina olen avatud siis kõikidele kontaktidele, minu Facebooki konto on täiesti avalik, inimesed saavad kirjutada, küsida, kui vaja, saame teha teraapiaid, muid nõustamisi. Egiptuses teen ma siin ka väikseid trippe ja olen avamas varsti kohe uut projekti. Nii et kui on huvi, võta ühendust. Ja ütle siis veel korra, et kus kohas sa seal Egiptuses siis täpselt oled? Mina elan Sharm el Sheikis. Pigem nagu seal Vanaturu läheduses. Nii et väga, väga armas. Triinu Jaakso kirjutab, et minul sama teema, minu palm on nii ilusaks läinud. No mis saab veel parem olla? Egiptus ja palmid on ilusaks läinud, et väga armas. Nii et kes satub siis Sharmi, võtke Rihtiga ühendust. Rihti teeb trippe, Rihti teeb teraapiaid ka üle neti ja mina soovitan väga, nii et tasub ühendust võtta. Aga suur aitäh sulle! Oli ilus
hommikutund sinuga ja saime vaadata sinu tegemistesse ja väga-väga armas, et sa seda meile jagasid ja veel parem, et me saame siis seda ka edaspidi privaatselt edasi kuulda ja sinuga suhelda. Nii et aitäh sulle! Kõike head!